kõik laiali. Naine teadis sellest küll, aga ta ei teadnud täpselt kus või kelle käes või kus see on ja kus see tagasi tuleb tulema. Nii et see oleks kõik tagasi tulemata jäänud. Ja vaatas, et ei, mina ei saa minna, ma pean tagasi tulema. Vara, ei saa ära minna, jah. Ja siis tulin tagasi ja jälle laest vaatasin. Noh, seal laed ei olnud kõrged, seal madalad laed, aga ikka ülevalt nägin, et leban voodis ja valgestes kitlites tegutsevad. Nooriki medtöötas ümber. Need olid ju, kiirabi oli juba kohal. Ja tookord ma ei osanud naise käest küsida, et kaua see aega läks. Just, et ise sai Et kui tema läks, helistas ja millal see kiirabi tuli, et kui kaua see aega läks seda, aga nüüd hiljem ma ükskord küsisin, aga tema ütles, et tema ei mäletagi, et noh, kuidas see läks, et ta nagu ei teadnudki enam. Ega sina ka ei tunnetanud, see Raimond, ega sa ei tunneta, kui kaua sa seal olid? Ei, seda sa fikseerid. See oli nii, aga see oli mõnus tunne kõik sealt, aga tulin tagasi ja siis tagasi tulin ja läksin kehasse ja siis ärkasin ülesse. Noh, muidugi rääkida ma 2 päeva ei saanud rääkida, keel oli paks. Noh, üldse ei liikunud keel. Ja viidi mind Jõgeva haiglasse ära ja seal südamearst ütleb, et see oli hirmus. Ma hakkasin talle ka seda rääkida, see oli hirmus. Ma ütlesin, mis hirmu ma seal tunda sain, kui ma läksin ja seal oli, noh, ma teadsin, et seal on hea mõnus, aga lihtsalt ma ei tohtinud, ma tulin tagasi. Ja